Ilusat päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime sageduse tõstmisest. Me oleme sellest ka varem rääkinud, aga me räägime sellest natuke teises vaatenurgast võib-olla. Meie oleme kehastunud inimesteks, vähemalt enamus, kes seda kanalit vaatavad. Ja inimestena on meil võime vastu võtta energiat, vastu võtta informatsiooni energiaväljast ja inimestena me tunneme seda, mida masin alati ei ole võimeline tegema. Ehk siis masin ei ole võimeline kavatsusi tuvastama. Vähemalt sellise tehnoloogiaga, mis tänapäeval meile teada on. Ja see on asja point, just teada on. Sest see, et me oleme võimelised tunnetama teatud asju, teatud energiaid, et me sisetunne ütleb ja meie intuitsioon ütleb, näitab meile seda sügavust, mis on inimeses. Sest kui on üldse kuskil sellist mürgist kurja energiat, siis tegelikult inimene on võimeline selle tuvastama. Inimese loodud tehisintellekti tehnoloogiale on see tundmatu. Ja sageduse tõstmine ei puuduta ainult füüsilist sagedust. See on suuremas osas see, kes sa inimesena oled. See on sinu sagedus. Kes sa oled? Jah, meil kõigil võib olla halbu päevi või terviseprobleeme ja see madaldab meie sagedust. Aga ma ei mõtle seda sagedust, vaid ma mõtlen seda sagedust, mis on see, kes sa oled sügaval sisimas. Ja tegelikult, kes vähegi suudab tunnetada, suudab vastu võtta selle, kes sa tegelikult oled, ükskõik kuidas sinu fassaad seda ka üritab näidata. Sest see energia on tegelikult kõigile kättesaadav ja kõigile nähtav, kes vähegi oskavad seda vaadata. Ja see on see kõige olulisem asi sageduse tõstmise juures, on enda muutmine. See on ainus muutmise viis, kus üldse mingid katsed muuta võivad tuua mingit tulemust. See on enda muutmine, enda paremaks muutmine, see on ka üks elu ülesannetest, enda ületamine, pidevalt arenemine, pidevalt laienemine, oma teadvuse laiendamine, asjade püüdmine, asju mõista teisest vaatenurgast ja edasi ja edasi. Ja see muudab sind inimestena. Me tavaliselt, me sünnime siia ilma küll puhta lehena, aga me lapsepõlves saame kätte need baastingimused, mis võimaldavad meie hingel teha läbi kõik need õppetunnid, mida me oleme siia kehastudes valinud. Ja me inimestena tegelikult sellel teekonnal oleme võimelised päris kõvasti muutuma. Osad ei muutu, sest nad ei ole soovinud seda teha, aga osad muutuvad päris kindlasti. Mina olen ka muutunud väga palju, ma ei ole see, kes ma olin 20 aastat tagasi. Ja suure tõenäosusega on see ka sinuga nii, sest vastasel juhul sa ei oleks Valguse kanalil. Nii et sageduse tõstmine väliselt, ehk siis kui sa püüad lihtsalt tõsta oma sagedust, see on lühiajaline. Aga kui sa inimesena muutud järjest paremaks, positiivsemaks, siis see on sageduse tõstmine, mis jääb. Nii et loogem oma sagedust seest poolt väljapoole. See on see, mis päriselt loeb. Ilusat päeva ja kohtumiseni Valguse kanalil loomulikult.